mõtlesin, et räägin natuke endast. Olen Kristiina, sündisin Tallinnas. Alates lapsepõlvest olin hästi vaimustatud sellistest võluasjadest, maagiast. Võlumuinasjutud olid mul lemmikud, et kui oli kuskil mõni võlukepike või mõned võlusaapad, siis need muinasjutud olid minu jaoks hästi huvitavad. Ja seksuaalsus tuli minu ellu, kui ma olin puberteedieas umbes 13-14 ja siis ma hästi tundsin huvi, et kas saab kuskil mingit raamatut vaadata, kus on pildid alaste kehadest. Midagi eriti sellist ei olnud 90-ndatest, siis mingi hetk meil peres tekkis videomakk. Ühel päeval leidsin vanemate kapis videokasseti, kus olid siis peal erootikafilmid. Seal oli mitu erinevat filmi, mida ma siis niimoodi järjest vaatasin, kui vanemaid ei olnud kodus. Mingi hetk tekkisid need mäletate need tasulised telefoninumbrid, kuhu sai helistada sekstelefoni teel, mingi selline teenus. Ja siis ma leidsin need numbrid ja siis ma helistasin nendele numbritele. Ma tahtsin hästi teada, mis seal räägitakse, mis seal toimub. Kui ma sain kätte esimese palga, siis ma ostsin endale kohe esimese vibraatori. Ma nii väga tahtsin proovida midagi sellist seksuaalsusega seotud. Ma mäletan, see oli selline väike kliitori vibraator, sinine delfiin. Õpetasin keskkooli, ingliskeelse kallakuga klassi. Inglise keel on olnud minu suur armastus. Juba lapsepõlvest mäletan, kuidas ma üksi sõnaraamatuga õppisin erinevaid sõnu selleks, et reisida üle maailma, rääkides inglise keelt. Peale keskkooli lõppu ma siis astusin sisse ülikooli, kus ma siis sain bakalaureuse kraadi sisekujunduses. Siis peale ülikooli ma sõitsin Londonisse, elasin seal aastake, tundsin huvi Art Nude ehk siis alasti fotograafia vastu. Osalesin mitmetes projektides ja eks ma siis niimoodi vaikselt ja tasapisi kogu aeg avastasin seksuaalsusega seotud teemasid nii üksi kui suhetes. Siis Londonis ma olin hästi inspireeritud pangandusest ja läksin tööle panka, töötasin seal mitu aastat, üle 5 aasta võib-olla erinevates pankades. 2010 ma otsustasin, et ma ei soovi enam olla pangas tööl ja ma tulin pangast ära, võtsin sellise väikse pausi enda jaoks mõneks kuuks ja umbes 3 kuud tunnetasin, mis ma tahan ja kes ma olen ja kuhu ma lähen. Siis tundsin, et tahan õpetada inglise keelt, anda eratunde, ma hakkasin õpetama ja umbes 3 aastat õpetasin nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Siis abiellusin esimest korda ja siis sündis meil tütar. Mingi aja pärast me lahutasime ja siis tuli minu ellu tantra. Algas see aeg, kui ma hakkasin avastama enda sellist orgasmide poolt. Hakkasin käima erinevatel koolitustel, kursustel. Siis ma tutvusin Anatoli Nekrasovi raamatutega. Kohtasin temaga, läbisin tema juures koolituse ja hakkasin tööle tema Enesearengu Akadeemias elucoachina, elutreenerina. Nõustasin kliente pikaajaliselt 9-12 kuud. Sain seal hästi palju kogemusi ja siis 3 aasta pärast läksin edasi. Siis ma õppisin reikimeistriks, siis ma õppisin ka kalistamesterapeudiks ja 2022 ma tundsin, et ma nii väga tahan mängida. Ma tellisin internetis mängu, õppisin mänguterapeudiks, hakkasin läbi viima mängu, kohtumine iseendaga. Aga ma tundsin, et see on selline mitte päris minu teema. Ja siis ma tundsin, et ma tahan luua miskit ise. Ma tahan luua ise oma mängu, mis oleks selline vabastav, rõõmurohke, lõdvestav, mis tooks inimesed kokku, paneks naeratama, mis looks kontakti oma sisemise lapsega, oleks selline spontaanne ja loominguline, mis kindlasti oleks seotud puudutustega ja seksuaalsusega. Ja siis ma lõin selle mängu,
Armastuse meri, mis baseerub Gary Chapmani raamatule Armastuse 5 keelt. Ja siis ma liigun aina edasi. Kunagi tahaks kirjutada raamatu seksuaalsuse teemal, mis oleks selline intiimne, vabastav, inspireeriv. Oled oodatud minu tantresenssidele, koolitustele, mängudele.